ja nii ta siis ära sõitis. Olen Tallinna lennujaamas ja selle aasta uus video algab täiesti uue ja minu jaoks ebatavalise suunaga. Nimelt võtame koos töökaaslane Mihkliga suuna päris kaugele Tallinnast. Kuhu me täpselt lähme ja mida me seal tegema hakkame, näete siis jooksvalt. Nüüd ma lähen aga annan oma bagasi ära. Oleme vahepeal jõudnud edukalt Frankfurti. Lend möödus suht rahulikult. Minu kõrval oli küll mingi Hiina vanamees, kes non-stop kõhis ja mul oli korduvalt siuke tunne, et võiksin alla kargoruumi minna. Aga igatahes kohale me jõudsime, ilm on ilus, päike paistab. Üritasime süüa leida midagi. Olime muidugi nii palju kogenematud, et me tulime passikontrollist läbi ning pärast passikontrolli enam normaalset söögikohta ei ole, nii et me leidsime mingisuguse pirukaputka, kus me sõime saksa pärast pretzelit, mis oli kuiv ja soolane. Ja nüüd meil on umbes pool tundi aega veel jalgu sirutada ja siis me suundume väravasse, et istuda lennuki peale Washingtoni. Washingtonis muidugi ilma teada lubab nagu väga tugevat lumesadu, nii et juba saareti hoiatus, et võib-olla lennuk ei lähe välja õigel ajal. Aga eks me siis saame seda näha. Mis veel? Ma alustasin Frankfurdi lennu peal Märteni raamatu lugemist. Mul on veits kahetised tunded selle koha pealt. Ühtepidi tundub huvitav lugemine. Teiselt poolt ma tunnen, et veits toimetajatöö on jätnud soovida selle raamatu väljaandmisel. Aga ma olen alles suht alguses, nii et ma veel järeldust ei teeks. Mul on loetud circa 45 lehekülge. Aga meil on nüüd ees 9,5 tundi lendu Washingtoni, nii et ma jõuan selle ajaga veel küllaki pika jupi ehk lugeda ja siis teha mingisuguse kokkuvõtte. Washingtonis ootab meid lennujaamas loodetavasti lisaks lumele rendiauto, millega me paneme umbes tund aega Washingtoni kesklinna suunas hotelli ja kohale jõuame Eesti aja järgi circa kell 4 hommikul, nii et päris pikk päev tuleb. Good evening, ladies and gentlemen, from the flight deck. We're about 45 minutes from landing at Dulles and about to start our descent here in the next few minutes. Seatbelt sign is off for now. It could get a little bit bumpy on the Oleme siis õnnelikult jõudnud Washingtoni. Vahepeal sai päris head nalja sellepärast, et oli lumetorm, maha oli tulnud 3 sentimeetrit lund ja meid lastud peaaegu tund aega lennukist välja sellepärast, et tuli oodata mingit traktorit, mis lund koristab ning seejärel meid ei lastud ka bussi peale või õigemini buss ei tulnud sellepärast, et lennujaam oli nii kohutavalt jääs, et buss ei saanud tulla, nii et meil läks lennukist kuni passikontrollini umbes 1,5 tundi, siis passikontrollis veel umbes pool tundi. Siin me selja taga paistab siis lumetorm, mille pärast me ei saanud lennukist välja ega bussiga liikuma. Teada. Võtsime Sixist rendiautoga, kuna me jäime 2 tundi hiljaks, siis kõik autod olid ära antud ja meile anti siuke elektri BMW, mis iseenesest on päris äge, aga kõik on kuradi jääs ja me hetkel jäime maanteele seisma, et akned kraapida. Aga miks te vilgutavad? Kas mul on kaugelt peal või ei ole? On, sul on kaugelt peal. Ups. Ma arvan, sul ikka ei olnud need automaatsed. Ei, aga autohai on kirjas siin. Nüüd on auto. Okay. Nii, jõhkralt pika seiklemise peale jõudsime hotelli. Saime kätte check-in kioskis toavõtme ja nüüd on aeg suunduda tuppa ja minna magama. Ma olin õhtul nagu nii väsinud, et ma ei jaksanud sellest toast teile ülevaadet teha, aga ma teen selle nüüd. Väga huvitav hotellituba on sellepärast, et uksest sisse tulles esimese asjana on esikus valamu ja valamu vastas kapis on dušinurk ja vets. Siin on pisike kirjutaslaud, voodi seinast seina ja põhimõtteliselt ongi kogu tuba, aga mis on üliäge, on vaade 9. korrus. Siit väga küll midagi peale vastasmajad ei näe, aga cool ikkagi asukohaga meil see mõttes ka läks päris hästi, et me oleme täitsa kesklinnas, meil on White House'ini mingi 20 minutit jala äkki. See ajavahe teema on küll täiesti pekkis.
ei oleks oodanud, et sellega nii raske harjuda on. Ehk siis, kui me käisime Katiga umbes aasta tagasi Tais, kus aeg on teisele poole lihkes, siis ei olnud nagu mingit probleemi. Aga siin on nüüd niimoodi, et kell on natuke 4 hommikul läbi, Tallinnas on natuke 11 läbi siis. Ja sööka tunne, et hommik on käes. Rohkem ei viitsi oodata. Ärkasin tegelikult juba mingisugune 2,5 tundi tagasi. Nii et kuna hommikusöögin on nii palju aega ja kohvi tahaks, siis ma tegin kiire Google'i ja mul tundub, et kõrval tänavas on üks Starbucks, mis avatakse hommikul 4:30. Nii et lähme vaatame sinna. Iga nurga peal on politseiauto. See võib olla seotud sellega, et Trump just ametisse edutati, aga ma täpselt ei tea. Igatahes seal paistab Starbucks ja see tõesti tundub avatud olevat, nii et lähme vaatame. Morning! One large oat cappuccino, please. Oat milk cappuccino? Yes. Milk, right? Yes. Okay. Can I have your name? My name is Henry. Thank you. Mis on veel nagu üks esimesi tähelepanekuid minu jaoks, mis on väga-väga veider, mida mulle tegelikult ka üks tuttav ütles, aga ma olin seda ära unustanud. Absoluutselt iga kord, kui sa kuskil mingisuguse teenuse ees kaardiga maksad, siis nad ootavad, et sa võtad tippi sinna kaardimakse terminalile, enne kui sa saad kaardi viibata või siis toppida oma pinni panna, siis sa pead sealt ekraani pealt valima, kas sa tahad jätta alla 15, 20 või 30% tippi. Ja ma peaks selle kohaliku tüübi käest küsima, kellega me siin kokku saame, aga nii palju kui ma tean, siis vist loetakse väga ebaviisakaks seda, kui sa ei jäta mingit tippi. No, õnnestus. Väga meeldiv, et on ikkagi minusuguse Eesti ajas elava turisti jaoks ka koht, kus keset ööd kohvi saab ja see oli veel hotellile super lähedal ka. Väljas on ülikülm. Ma täpselt ei tea, kui külm on sellepärast, et mõõtühikud on see riigis kõik pekkis. Ma üritasin aru saada, aga ma ei suutnud oma peas välja arvutada, et ma tegelikult enne tegin kiire Google'i ja -12 näitas. Kogu see ilmavärk on üldse aru saamatu, sellepärast et nii hullult temperatuur kõigub. Mingite päevadel on +8 ja siis on järgmisel päeval -12. Ja siis on jälle tagasi mingisugune -8 peal. Päevald on jõhkralt kiired olnud. Pole tegelikult jõudnud mitte kuskile mujale kui tööle ja magama. Aga nüüd on selline hetk, et meil said tööriistad otsa ja on vaja külastada ehituspoodi, mille üle ma olen super excited. Nii et lähme lõusi. Ja vaatame, mis meid seal ees ootab. Ehituspood muide oli nii suur, et ma ei leidnud seda ülesse. Ma sõitsin navi järgi kohale ja pood oli lihtsalt nii suur, et ma ei saanud aru, et see on pood. Tundus nagu mingi laohoone. Aga igatahes ma olen nüüd siin, et otsida adapter, Newtonmeeter võtme, mis ta nimi eesti keeles ongi, torque wrench'i pealt veerandtollisele torksi otsale, et saaks polte pingutada. Tundub nagu suht basic ülesanne, aga kaupa on nii palju, et ma vist pean minema abi küsima, sest ma ei leia seda, mida ma otsin. Adapterid on kõik võimalikke, aga täpselt see, mida vaja oleks, on nagu puudu. See ei hätta, müüja ei hätta. Olin juba valmis otsima veerandtollist padrunvõtit, mis sobiks narre otsa. Aga siis ikkagi leidsime selle, mis vaja, täiesti juhuslikult padrunite vahelt. Kus ta päriselt olema peaks, ei tea, aga kätte saime. Teine ülesanne otsida pikendisuhe. See läheb veits lihtsamalt. Kõik numbrid ja asjad on endiselt segased, aga 15 jalga jagatud 3 enam-vähem 5 meetrit tundub, et võiks mulle piisata. Nii et lähme maksma ja me oleme tegelikult juba peaaegu nädal aega kohal olnud siin USAs, aga jube kiirenenud kogu aeg. Nii et ma ei ole üldse filmida jõudnud, aga nüüd on nädalavahetus ja me ei tee tööd. Nii et meil on veits rohkem aega ja esimese asjana me peame minema oma elektriauto panema laadima, sellepärast et ta on tühi. Ja siis meil on plaan täna ringi jalutada mööda linna, kuni meie auto laeb ja õhtul poodidesse sukelduda. Meil tõmbas korra juba väga stressirohkeks olukord, sest autonavi peal on nagu meeletu kogus neid erinevaid laadimisjaamasid ja laadimispunkte.
aga reaalselt mitte ühtegi me üles ei leidnud. Mulle tundub, et enamus kaardi peal olevad laadimiskohad tähendab seda, et kuskil on mingi avalik outlet, kus on võimalik lihtsalt auto sisse torgata, mitte päriselt kiirlaadija. Päriselt. Juhe on sees. Ja saamegi laadida. No imeline. Siin ei saa sama pesa kasutada. Siin on vaata no charger power is available for this session. Ma arvan, see saab ühte seda pesa korraga laadida. Kindlane. Aga me võime jätta auto siia ja käia vaatamas, kui see vabaneb, siis või jättagi sisse ilmselt. Või siis tarka võtta, mis siis saab? Midagi ei saa. Program card'i sulle või siis äppi. Auto teema ei lahenenud üldse, sellepärast et me ei saa laadida, kuna selgus, et laadimise jaoks on vaja äppi, aga äppi ei saa Eesti telefonidest downloadida ja seal on ainult üks laadimisjaam, kus saab kaardiga maksta. Aga see oli hetkel lõivatud ja me peame ootama. Ja kuni me ootame, siis me tulime Starbucksi, et juua kohvi. Ja Starbucksi vastas on putka. Ma olen täiesti šokeeritud. Minu tähelepanu püüdis algasus see võtmehoidja. Seejärel need karud. Ja hetk hiljem ma sain aru, et siin on terve putka, kus müüakse ainult Donaldi kraami. Siin on nagu kõike. Kuna me nüüd suure surmaga saime oma elektriauto lõpuks laadima, siis meil on nüüd aega circa 2 tundi, et poodides ringi vaadata. Me oleme Pentagoni kõrval mingis kaubanduskeskuses, kus ma arvan, et hinnad on pigem kallid. Kaubamaja on nii suur. Tundub nagu hakkaks lõppema, aga siis läheb jälle mingi korridor edasi ja veel korridor edasi ja veel korridor edasi. Ja väga palju allaindusi on. Liikluskultuur on küll sööka, et ma ei tea, tädi sõitis põhimõtteliselt üle varba. Jumala savi on. Ja igal pool on jõhker kanep ja hais. Ja ainult hullemaks läheb ja me oleme õues põhimõtteliselt. Kus kurat see tuleb üldse? Tõehetk. See ei näita midagi. See on hea peal. Vaata, tuleb sott. Vaatavad sott. Opa! Jaa. Kuule, aga saab ära võtta või? Nii. Roheline on. Ei lase vajutada. No miks? Ole nüüd. Oi. 79,4 kilovatt-tundi. Ja raha palju? Pole kirjas. Hindamatu. Me olime hommikul juba väga lähedal sellele, et me viime selle auto Sixti tagasi ja teatame, et me sellist panni ei taha ja palun andke meile bensomootriga ükskõik milline auto. Siis jah, elektriauto kogemus Ameerikas alla igasugust arvestust. Nüüd me saime siis lõpuks auto laetud viimases kohas, kus me proovisime laadida, kus oli enne Sixti. Ja nüüd ma olen järjekorras, sest selle jaoks, et autot laadida, pidi sõitma tasulisse parklasse ja tasulisse parklast Viitung tuleb ära maksta putkas, mida on vist terve keskuse peale umbes täpselt ainult üks. Ma tahtsin teile näidata, mis minu jaoks oli mega suur üllatus, et kui ma siia tulin, siis ma eeldasin, et ma tulen ikkagi suur linna, kõik kohad on täis kõrghooneid, aga kui vaadata tänava peal ringi, siis tegelikult jumala kesklinnas on sellised väiksed ridaka tüüpi majad, mida ma eeldaks, et näeb nagu täiesti kuskil kaugel äärelinnas, aga inimesed elavadki niimoodi kesklinnas. Et see oli minu jaoks nagu suur üllatus. Aga nüüd lähme Walmarti. Liiklus on jätkuvalt veits arusaamatu mu jaoks. Ei ole sellist nagu India stiilis rämmarit. Ikkagi mingid nagu reeglid on olemas, sõidetakse enam-vähem ühesuunalise lõiget pidi ja nii edasi. Aga punane tuli ei huvita eriti kedagi. Kiirusepiirangud on ka pigem soovituslikud. Tõmmatakse vasakust reast üle 3 rea paremale ja nii edasi. Ja ma olen nüüd pea nädal aega siin ringi sõitnud ja ma olen aru saanud, et siin nagu ainuke variant ongi selle kõigega kaasa minna. Et reeglites kinnipidamine vist ei toimi siin väga hästi. Lund ei ole. Väljas on, no täna on soe, täna on selline 0 kanti. Aga kui me siia jõudsime, oli väljas 12 kraadi külma ja täiesti 0 lund, kõik on kuiv. Aga teede peale pannakse meeletus koguses soola. Ja kui meil pannakse seda soola sellise nagu vedelal kujul, siis siin on need soolaautod reaalselt kastikad, kus on kuhi keedusoola ja sealt loobitakse seda soola laiali niimoodi, et teed on valge soolakihiga kaetud ja kui autod sõidavad, siis on järgi soolapilv
nagu kruusatee peal sõidaks. Ma peaks siia juurde võib-olla alustama sellest, et see Walmart on nagu, esiteks on ta hiigel suur. See on siit, natuke paistab, ma arvan, et ta on võib-olla siuke 2,5 kuni 3 depot ja siin müüakse absoluutselt kõike. Aga alustame toiduosakonnast. Üldiselt kõik teised toidupaik, kus ma käinud olen, siis värskeid asju on väga-väga vähe ja kõik värsked asjad, mis on ainult eranditult pakendatud. Hinnad on sellised, et kallis on ikka. Saiapäts 3,5. Värsked asjad on isegi mu meelest siin väga odavad. Hinnad on enam-vähem võrreldavad Eestiga. Siin on täiesti absoluutselt kõike. Võib-olla võrreldav veits, ma ei tea, mõne suure Prismaga selles mõttes, et Prismas on ka enam-vähem kõik kaubaartiklid esindatud, aga siin on neid esindatud niimoodi, et neid kõik asju on palju. Ehk siis, kui sa tahad telekat, sa saad siit, kui sul on vaja apteegikaupa, sa saad siit, kui sa tahad riide, kui sul on süüa vaja, sa saad kõik siit. Põhimõtteliselt kuhugi mujale minema ei peagi. Peekoni lõhnaga koerapall on küll next level. Et mitte päris tühjade kättega lahkuda, siis ma ostsin omale pisikese veepudeli. Ja veel üks asi siin USA kohta, mis ma olen avastanud poodides, on see, et asju ei saa väga ühe kaupa osta. Isegi nagu sellises tavalises toidupoes, ma ei tea, näiteks veepudelit, üksikut veepudelit tihti ei saa osta, pead vähemalt 10 ostma, vahepeal 24, kõik on kokku seotud, kiletatud, pakendatud ja niimoodi nagu meil pakendeid avada ei tohi. Aga ma lähen maksan oma pudeli ära ja siis lähen sõidan tagasi hotelli poole, võtan peale Mihkli ja me suundume vist ehituspoodi nüüd. Lisaks veepudelile suutsin veel hankida endale mõned kommid koju kaasa võtmiseks ja Maxil ühe mänguasja. Aga nüüd siis ikkagi lähen võtan Mihkli ja lähme ehituspoodi. Tallinnasse taga. Ja meil visati just Costcost välja, sest meil pole membershipi kaarti. Mis teed, $65 tuleb maksta selle eest, et poe uksest sisse saada. Membershipi kaart on $65, mis 130. Ma ei saanud sellest loogikast aru. Ja $65 oli vist ühekordne ja 135 oli mingi pikamajaline. Ma olen siin praegu ette kujutamas, et ma olen siuke tüüpiline American Dad front porchi peal. Teen oma barbecue liha ja joon liitrist õlut. Jumbo suuruses asjad siin kõik on. Siin võib laps sisse ronida. Jõhker, kõik on nii suur. Kõik on puust. Pole mingit laminaati vaadata. Ja tööriist on ka kaasas, kui on vaja midagi timmida, siis on kohe võtta. Siin on, härral on pooleli jäänud paigaldus, vaata. Üks kruvi on... Vaata kui hästi, siin on mingi plekikruvid. Ei, see on viltu sisse lastud, see on pekki läinud, see on pannud uued kruvid. Aga need on plekikruvid siin, jah? Selle on ta mulle jätta kinni keerata. Ma jään kinni. See on küll Ameerikas nagu see suur fail on need lülitid ja pistikud ja asjad. Need on nii nagu inetud kõik. Ja arvestades siin nagu kohalike töötajate taset meil hetkel, siis ma küll ei tahaks, et keegi hakkab kodus ise neid pistikud vahetama. Siin saad konsultatsiooni küsida mehe käest vaata. Sellise Monsteri keerad omal tavalisse E27 pesasse ja siis saad mingi, ma ei tea, mitu tuhat vatti valgust. See puitmaterjali valik on mega. See on nagu siuke, et lõika tükk välja, kruvi kokku ja hakka müüma. Siis kui saad ennast juba nagu projektivennaks nimetada, et see pole lihtsalt nagu hobivend. See on see elementaarne mõõt, see on see 2x4. Jaa, 2x4 jah. Aga vaata, see on väiksem veits kui meie 50-100. Tõde selgus. 2x4 tegelikult on 1,5 korda 3,5. Selle pealt tundub väike. Ma arvan, et see köögikapid, kui ongi sellest tehtud, vaata. Need, mis tundusid täis puit. Tegelikult on papp keskel. See on see ige materjal. Aga vaata siin ma surfasin, otsisin seda otsikut, seda adapterit. Ma lappasin terve selle riiuli läbi otsast lõpuni, siin käisin siin põrandal üleval, no ei ole, lihtsalt ei ole. Kutsusin selle poisi, poiss ka otsis, ka ei leidnud. Ja tegelikult need on seal sahtlites. Need sahtli, mis jäävad sellise välja, need peaks üldse lahti tegema. Aga need on üliilusad puurid. Juures vaata need puurid. Ma sellega puurisin üks päev. Vaata, otsas on mingisugune siuke teravam... Aste on, jah. Teravam ots. Ta puurib ette sulle väiksema.
see ammustas nii jõhkralt sisse alumiiniumisse, et mul tahaks trelli käest ära tõmmata. Miks ta süke värviline? No, täiesti kasutu, aga lihtsalt nii äge. Kõik asjad on nii ilusaks tehtud. Vikerkaare värvides. Line cutter included. On jah, vaata. Ja muidugi, millega sa lõikad siis? Mõnda Ameerikan hakkab lõikama kääridega, jätab sõrme vahele. Nagu tänavasoolast väheks jääb, vaata, siis saad veel eraldi omale panna muru peale ka soola. Läks seismele vaadata, kes sealt välja tuleb. Päriselt. Nagu kui see välja tuli, ma arvasin, et see on nali. Ma jumala pikka aega arvasin, et see on nagu nali, kõik on photoshopinud. Palun jääme seisma, vaatame, kes seal sees on. Mingi vanem mees. Ma ütleme, ta jääb päris elus nagu veits ägedam välja kui pildi peal, aga milleks? Mis sa arvad, kas talle meeldib see, et kõik filmivad teda või? Tõenäoliselt, miks ta muidu ostis sellise? Võtsime ette õhtuse matka, et tulla White House'i vaatama. White House'i ei näe. Minu jaoks suur üllatus, et White House'il lähemale ei pääse. Hekk on ümber ringi ja kõrge tara ka, aga seal igatahes on. Lipp lehvib otsas. Õnnestus meil käia küll seal selle monumendi juures ära. Vaat seal. Ma ei tea, oli suur ja äge küll. Võib-olla oleks pidanud päevavalgest tulemaks rohkem näinud. Aga noh, ma mõtlen käidud. Nüüd ma hakkan Mihklit motiveerima, et lähme rongiga tagasi. Suure suurestamise peale ma sain Mihkli nõusse, et me lähme metroosse. Ma kinnitasin talle, et meil on ainult üks liin, kuhu me siit minna saame ja ma luban, et me võtame õige suuna. Nii et ta jäi lõpuks nõusse, nii et lähme vaatame. Süsteemist saime aru, peame ostma ühekordse pileti pluss kaardi ja kokku peame maksma selle eest 4,25. Rongi peale minekuga ma esimese osa lõpetan. Päris Ameerika ja front porch ei ole, aga vahepeal on kodus kevad kätte jõudnud ja grill on kuum. Tahtsin see lõppu veel lisada, et kui sa selle video lõpuni vaatasid ja sulle tundub, et see, mis ma tegin ja mida ma teile näitan, sulle meeldib, siis ole hea, pane like ja eriti äge oleks, kui sa mu kanali ka telliksid. See ei lisa sulle ühtegi kohustust ja ei saada isegi nõmedaid reklaame, kui sa ise sisse ei lülita notificationeid. Aga mulle see näitab, et teile läheb korda ja te tahate vaadata. Nii et praegu tänks vaatamast ja kohtume järgmises osas. Tšau!